Kas sa oleksid nõus aastaid enda elust kirjutama kellegi teise nimele? Et see on küsimus, mida ma küsin väga sageli enda klientide käest, kui nad tulevad nõustamisele ja on kannatanud aastaid selle all, et kuidas välja tulla, mitte andeks anda, küll nad on minu vastu olnud halvad, mina vaesekene ja nii edasi. Miks tasub mõelda sedapidi? On just see, et mõelge, kui teil on olnud mingisugune sigadus, mis teile siin elus korraldati. Ja nüüd te muudkui mõtlete sellest ja mõtlete ja olete tigedad ja vihased ja pahased ja on ikka põrsad, tegid ikka niimoodi. Siis mõelge, kui palju aega te tegelikult kulutate ja ära annate enda elust nendele inimestele. Ja sellepärast tasukski võtta kätte ja hakata nagu tuvastama, et kui palju ma siis iga päev mõtlen sellest minevikus toimunud sündmusest või sellest, et mida nad siis tegid või sellest, et on ikka tõprad. Pange see aeg kokku ja mõelge, kui seda sama aega te kasutaksite hoopis selleks, et edasi minna, kas või midagi õppida, kas või lihtsalt jalutada ringi mere ääres või metsas, kas või seeni korjata, ka see oleks targem kui see, et kinkida ära enda elust aega neile, kellele te niigi olete juba mõtlematult palju aega enda elust andnud. Nii et kui te ei ole valmis alla kirjutama paberile, palun, siit on minu elust sulle aastaid nii ja nii palju, siis lõpetage see. Sest et kortisooli tase, mis teil üleval on, see väsitab, pinge väsitab. Seal, kus on ajul fookus, seal on tulemus. Te ei saa samaaegselt olla õudselt õnnelik ja mõelda tulevikule, kui te istute kinni minevikus. Nii et mõelge täpselt järgi ja otsustage, kui palju te ikkagi annate neile enda elust aega. Ehk siis küsimus on oluline.